No nii, nüüd on minek Haapsalusse, Paralepa rattamaraton. Kuna Kati on haige, siis mina lähen üksipäni, nii et Kati tuleb autojuhiks ja kohalugejaks ja tundub, et vihma hakkab sadama ja no jaa, ühesõnaga tuleb raske, 38 kilomeetrit. Kati pääseb sellest seekord. Ühesõnaga vaatame, mis tuleb. Lähme Paralepa. Plaan on? Viimaseks mitte jääb. Viimaseks seda jääb. Okei, hea plaan. Plaan ei ole. Ma küsisin ka, ei lastud. Miks ei lastud? Öeldigi, et ei saa või? Ma oleks pidanud ütlema, et ma lähen ära. Ja nüüd läheb siis. Ma mõtlesin, see läksid juba rajale ära. Ma juba tegin terve ring. 10 kilti juba ära see. Finišeeris seal Saaremaa lõhulikult pikaks murjega, mis paneb kindlasti vaimu proovile. Ja siis juba tagasi. Kas eesmärk on panna või ribadeks panna? Ribadeks ikka ribadeks. Õige. Aga kellele on kõik viimased ettevalmistused? Kogenud ratturid on kindlasti varustuse juba üle vaadanud ja ei lase enam mingil juhuslikul tehnilise täna stardis ka neid, kes esimest korda Marimetsa Tapping sarjas starti minemas. Seda põnevam ju on vaadata, kas eesmärk on panna või ribadeks panna? Lemmikutel ka täna minema hakkab, igatahes päris esimeslik stardikoridor on meil täna, ma vaatan, et jagub neid sportlaseid ja tervise sportlaseid siia Paralepa Parkmetsa täna üsna hulgi. Seda on tore.
siin on vaatemängu täiele. Võidab siis Gert Kivistik põnevusduellis Gert Jõeääre vastu. Ja kas siit nüüd ongi nii, saame tervitada 3. koha finišit ja jälle tuleb võidelda lõpuni. Jällegi väga nauditav finiš rindrinnas. Siin tuleb... Vist võtsin ära ikka napilt. Ma arvan ka. Päris okei sõit. Päris must oled. Aastiku värk. Hästi panin. Päris üllatav rada oli. Meil oli 10 kilti enne lõppu. Oli mingi vana prügimäe peale tehtud. Siuke üles-alla kuradi nikerdamine. Küsisin, et mis paraliiklus see oli? See oli? Nii raske. Viimasena siit. Aga tulid lõpuni? Tulid lõpuni? Ma mõtlesin juba, et kõik ei jõua. Paneme teid lahti. Hästi. Ei ole hästi. Palju neid lõpus veel oli? Ikka oli pärast siin, seal oli kõvasti üks väga aeglaseid oli Juba veel. aeglane, juba raske oli. See oli jube rada. Lõpp oli raske, on ju? Ei, see vahepeal mingi mägi. See need kummid olid siledad, libe oli. Nii must. Libe oli, seda aru ma ei saanud, see oli täiesti nõmena. Ma ei saa aru, miks ma siia tulen. Ausõna, ma ei saa aru. Mul oli vahepeal. Kui ei ole mõtet nagu maha ka minna, sest vaja siia nagu nii sõita. No kuidas oli kohalugeja amet? Jube pingeline. Pingeline. Pult 180 ikka. Neid oli nii palju ka, kellel kohti lugeda ja see oleks kõik neid asju ühelt poolt läksid, teiselt poolt tulid. Sina ütlesid lapsi ja mind. Mina vaatasin seljaga, sa olid seal. Kati. Sina ei märka ka mind enam. See on viimaste hulgast seda rõst. Pidin lugema kohti. Jaa, ma saan aru. Siis läks tuju ära ka. Siis ma mõtlesin, et oleks ma seal eespool, siis ta loeks minu kohti. Ma lugesin sinu kohti ka ju. Ma ütlesin sulle kohti. Jaa. Aga selleks peab kõiki algusest peale lugema, et teada lõpuks sinu kohta. See seal ei lugenud, aga seal oligi, sa ei saanud kõiki lugeda. Ühesõnaga, kuidas läks? Sitasti. Kas jäid viimaseks? Ei jäänud viimaseks. Tegelikult eesmärk oli, et viimaseks ei jää. Jäin 155 oli koht. Aga selle rattaga ilmselt paremini ei saa ka. See on rattasüü. Rattasüü, seal oli see mingi, seal olid mingid mäed, seal olid mingi üles-alla sektor tehtud ja siis ma lihtsalt, see oli libe, ma ei saanud üles sealt libest, ratas hakkas ringi käima, see mudane oli, alla ka ei saanud, sest seal oli libe. Ja siis seal oli mingisugune, ma tulin sealt lihtsalt otse, seal oli nagu šekaanis niimoodi mäest üles tulek. Ja siis ma tulin lihtsalt, lükkasin ratast käe kõrvale ja siis mingisugune naine ütles mulle, et kuule, et sa siin lõikad. Siis ma vist ütlesin talle pahasti, palun vabandust, kes sa seal olid. Mul oli nagu vihane, siuke fuck. Mulle see mägi ei meeldinud seal üldse, see oli nagu nii raske. Libe oli, märg oli ja kummi pidanud, sest need siledad kummid, mis rattal on, sellega ei olnud sealt võimalik üles ega alla sõita. Vot, palu vabandust, kes sa seal olid. Lõikasin ka veel rada. Aga ega ma kohta ei parandanud, kohta ma kaotasin seal. Et selles mõttes. Minu arvestuse järgi ainult ühe koha kaotasin. 154. Seal läks must päris palju mööda. Siis läks teistest ka? Võib-olla, ei tea. Ühesõnaga, seal oli vahepeal joogipunkt ka, seal läks ka mööda.
ma panin oma pudelit täitsin seal ja siis sa lugesid valesti. Mul oli 130 oli kohtustas kindlasti. Ei lugenud valesti. Võib-olla. Enne seda oli, ma arvan, mingi paarkümmend läks mööda sellest. Ei tea, vahet ei ole. Ühesõnaga on nagu on. Hea trenni eest oli. Aga kõik, et ma nagu kuskil nagu jalga sirgeks ei lasknud, täiega panin, täiega lõpuni välja, algusest lõpuni täiega, nii palju kui jaksasin. Et annab, see on nagu tõe hetk jälle, et on vaja trenni teha rohkem. Vot. Aga tänane pühapäev ongi Selleks aastaks võistlused läbi. Selleks aastaks võistlused läbi. Järgmine aasta. Kevadel näeme uuesti. Äkki saab uue ratta siis. Äkki oleme isegi vormi parandanud. Äkki oleme vormi parandanud ja loodame, et lund ei tule maha, nii et saab rattaga palju sõita.